Tabelis 6 esitatakse andmed kütuse või jäätmete põletamisel või koos põletamisel välisõhku eraldunud saasteainete heitkoguste kohta. Kui aruannet esitatakse esimest korda, siis algselt on tabel 6 tühi, kuid juba eelneval aruande aastal esitatud andmed põletusseadmete kohta kuvatakse järgmisel aruandlusperioodil tabelis 6 eeltäidetuna. Uue põletusseadme lisamine. Uue põletusseadme korral tuleb vajutada ekraani vasakus servas olevale tekstile Lisa uus rida ning alustada põletusseadmete andmete lisamist. Esiteks tuleb valida EMTAK ja SNAP koodid. EMTAK on antud saasteallika tegevuse kood vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile. SNAP on rahvusvaheline õhu saastamisega seotud tegevuste klassifikaator. Kõik klassifikaatorid on süsteemis valitavad väljad. Sobiva koodi valimiseks tuleb klõpsata luubi ikooni peal. Avaneb eraldi aken, kus on võimalik otsida sobivat tegevust nii nimetuse kui koodi abil. Põletusseadme levinumad EMTAK ja SNAP koodid on võimalik leida menüüst abi alt, vajutades nupule levinumad EMTAK ja SNAP koodid, mis avaneb eraldi lehel. Esimeses tabelis on ära toodud tegevusalade kaupa katelde EMTAK ja SNAP koodid. Koodid tehnoloogiliste põletusseadmete kohta on võimalik leida tegevusalade tabelitest altpoolt või siis vajutades sobiva tegevusala nimetuse peale. Näites kasutame katlamaja töötlevas tööstuses, mille nominaalsoojusvõimsus jääb alla 20 megavatti. See tähendab, et EMTAK kood on 35301 ja SNAP kood on 030103B. Jätame need koodid meelde ja läheme tagasi aruande täitmise juurde. Vajutame EMTAK-i kõrval olevale luubile ning otsime EMTAK koodi 35301. Vajutame otsi. Klassifikaatori valimiseks tuleb klõpsata nimetuse peale. Samamoodi otsime üles ka SNAP koodi, milleks oli 030103B ja vajutame otsi. Samamoodi klõpsame nimetuse peale. Järgmisena tuleb meil ära näidata põletusseadme nimetus, mis antud näites on Högfors. Põletusseadmete arvuks on 1. Katla tüübi valime rippmenüü abil, näites kasutame põletit. Kui põletusseadmel on olemas püüdeseade, siis saame selle rippmenüüst valida. Kui mitte, jääb see väli tühjaks. Samamoodi on valitav rippmenüü abil ka põletitüüp, kuid seda täidetakse ainult juhul, kui kasutatakse põlevkivi. Järgmisele väljale tuleb kirja panna nominaalsoojusvõimsus sisseantava kütusekoguse põhjal. Juhin tähelepanu, et siia tuleb märkida ühe katla nominaalsoojusvõimsus. Juhul, kui te eespool olete näidanud, et põletusseadmeid on rohkem kui 1, siis siia tuleb ainult näidata ühe põletusseadme nominaalsoojusvõimsus. Oletame, et see oli 0,45 megavatti. Järgmisena tuleb ära näidata põletusseadme töötundide arv, milleks oli näiteks 4300 tundi. Ja samuti saasteallika number plaanil või kaardil. Oletame, et see oli 1. Saasteallika numbri alusel toimub ka andmete liikumine ja koondumine tabelis 2, mida me vaatame hiljem. Kütuse lisamiseks tuleb vajutada nupule lisakütus. Ilmub moodul, kuhu saame sisestada kütuse parameetrid ja hiljem ka saasteainete heitkogused. Kütuse lisamiseks tuleb klõpsata luubi peale. Avaneb kütuste nimekiri. 1-ga algavad kütused on tahked, 2-ga algavad kütused on vedelad ja 3-ga algavad kütused on gaasilised kütused. Näites kasutame kerget kütteõli ja klõpsame selle nimetuse peale. Edasi tuleb ära näidata
selle kütuse väävlisisaldus. Aga seda tuleb siis teha ainult tahkete ja vedelate kütuste korral. Oletame, et see oli 0,2%. Tuhasisaldus täidetakse ainult tahkete kütuste korral. Järgmisena tuleb ära näidata kütuse alumine kütteväärtus. Tahketel ja vedelatel kütustel megajouli kilogrammi kohta ning gaasil on see megajouli normaalkuupmeetri kohta. Oletame, et alumine kütteväärtus kergel kütteõlil oli 42 megajouli kilogrammi kohta. Järgmisele väljale tuleb ära näidata kütuse kogus. Tonnides siis ainult tahkete ja vedelate kütuste korral ning tuhandetes kuupmeetrites gaasiliste kütuste korral. Oletame, et aruandeaastal põletati kerget kütteõli põletusseadmes 40 tonni. Pärast põletusseadme ja kasutatud kütuse andmete sisestamist saate valida, kas kasutate saasteainete aruandeaastal välisõhku eraldunud ja maksimaalsete hetkeliste heitkoguste arvutamiseks keskkonnaministri määruse alusel loodud arvestusmoodulit või sisestate saasteainete aruandeaastal välisõhku eraldunud ja maksimaalsed hetkelised heitkogused käsitsi. Arvutamise alustamiseks klõpsake kütuse andmerea lõpus oleval kastikesel arvuta kõik. Arvutuse korral arvutab süsteem ka kütuse andmete alusel välja selliste saasteainete heitkogused, mis ei pruugi kajastuda ettevõtte keskkonnaloa peal, näiteks raskmetallid, püsivad orgaanilised saasteained, PM10 ja PM2,5 osakesed. Saasteained, mida teie loa peal ei ole, aga arvutuse järgi tekkisid, ei mõjuta teie saastetasude summasid, küll on nad meile suureks abiks hilisemate riiklike koondite tegemisel ning seetõttu palume neid mitte ära kustutada. Arvestatud heitkoguseid on võimalik käsitsi muuta, eemaldades saasteaine heitkoguse järel olevast kastikesest linnukese. Puuduolevate saasteainete lisamiseks klõpsake nupule lisa uus saasteaine ning seejärel vajutage luubile. Avaneb eraldi aken, kus on võimalik otsida sobivat saasteainet nii nimetuse kui koodi järgi. Kui olete leidnud sobiva saasteaine, siis vajutage selle nimetuse peale ning märkige ära saasteaine heitkogus. Veerud, piirväärtus ja aasta keskmine aruandeaasta heitkogus väljuvate gaaside mahuühiku kohta milligrammi normaalkuupmeetris täidetakse ainult suurte põletusseadmete korral. Summaarne nominaalsoojusvõimsus 50 megavatti ja rohkem. Enne andmete salvestamist veenduge, et sisestatud põletusseadme ja kütuse andmed oleksid õiged. Kui kuhugi sattus sisse viga, siis võite seda parandada ning kui seda väärtust kasutatakse saasteainete heitkoguste arvutamisel, kalkuleerib arvutusmoodul saasteainete heitkogused automaatselt ümber. Juhul, kui ühes katlas põletatakse mitut erinevat kütust, siis saab uue kütuse lisada koheselt, kui vajutada uuesti lisakütus ning otsida üles põletatav kütus ja sisestada kütuse parameetrid ning kasutatud kütuse kogused. Tuletame meelde, et kui sisestate saasteainete heitkoguseid käsitsi, siis kõigi saasteainete heitkogused tuleb esitada kasutatud kütuste kaupa. Kui kõik on sisestatud ja korras, liikuge tabeli lõppu ning vajutage nupule Salvesta. Täidetud andmed ilmuvad tabelisse. Salvestatud andmeid saab kustutada, kui vajutada katla rea lõpus olevale punasele linnukesele. Sinna klõpsates
annab süsteem valiku, kas kustutada realt kõik andmed, see tähendab katel koos kütuse ja saasteainete heitkogustega, kustutada ainult kütus koos saasteainete heitkogustega või kustutada saasteained üksikult käsitsi. Seda tingimusel, et saasteaine on kütuse juurde lisatud käsitsi. Süsteemi poolt genereeritud saasteained ei ole võimalik nimekirjast kustutada. Salvestatud andmeid saab muuta, kui vajutada katla rea lõpus olevale rohelisele linnukesele. Olemasoleva põletusseadme juurde saab asuda andmeid lisama, kui vajutada rohelisele linnukesele. Kontrollida üle, kas katla andmed on jäänud samaks, lisada katla aastane töötundide arv ning jällegi vajutada nupule lisa kütus. Kui kõik vajalikud andmed on tabelisse 6 sisestatud, siis liikuge edasi tabelisse number 5